Tere kõikidele kaunitele, imemõnusatele naistele ja head naistepäeva. Ja täna siis tuleb lubatud video, kus ma puudutan siis ainult kuningannade maiste. Nendeks on siis karikate kuninganna, müntide kuninganna, mõõkade kuninganna ja sauade kuninganna. Ja natukene seostan siis, mitte natukene, vaid ma seostan siin siis neid tähemärkidega. Oma tänase video ma alustan mõõkade kuningannaga ja selleks on siis, see on selline, näeb ta välja Taaro peainglikaartides, tavaline Taaro kaart, mõõkade kuninganna ja need on siis kuldse Taaro kaardid. Mõõkade kuninganna ja üldse mõõkade maist esindab siis õhumärgi esindajaid, need on siis kaksikud kaalud veevalaja. Märgin ära siin, et ka mina olen mõõkade kuninganna esindaja, olen siis kaksikud. Ja mõõkade kuninganna on selline tegude ja tunnete selguse inimene. Nad on väga iseseisvad. Ta teab, mida ta tahab ja ta tegutseb ka vastavalt sellele. Maksimalistid tavaliselt ja kelle elus puuduvad nüansid. Väga võimukad naised. Ja kui see tuleb nagu suhte ladumises või peret puudutavas ladumises, siis see võib tähistada ka kurja ämma. Mina seda küll ei ole, sest minu ükski minija ei ole mulle kunagi öelnud, et ma olen mingi kuri ja me saame tõesti väga hästi läbi kõik seal mina oma minijatega ja nemad minuga. Siis on niimoodi, et see mõõkade kuninganna võib vahest olla ka kuri ja konfliktne. Ja vahest ka inimene, kes liigub oma eesmärkide suunas, vahest mitte neid vahendeid valimata. Ja kuna ma räägin seda, mida kaardid näitavad tavaliselt mõõkade kuninganna kohta, ta võib olla ka konkurent, kui ta tuleb suhetes. Ja kuna sellel naisel on käes alati mõõk, ta ei pruugi seda võib-olla mitte kunagi oma elus kasutada, aga siin võib olla selline asi, et ta peab nagu oma teede rajamiseks hästi palju võitlema. Ta peab võitlema nende eesmärkide nimel. Ma kordan veel kord, võib-olla tal ei ole vaja seda mõõka mitte kunagi kasutada, aga ta peab nagu olema valvel. Et see mõõk on tal nagu seal, see on käes, see on püsti, see ei ole kellegi poole suunatud, aga ta peab nagu olema valmis seda igal hetkel kasutama. Ja kui ta kasutab, siis ta kasutabki seda mõõka. Nii, vaatame siis ühesõnaga, ma tahan teha sellise kiir video nagu, et mitte liialt nagu siin targutada ja heietada. Ja vaatame siis ühesõnaga, mida siis on kõigepealt siis nagu suhted. Et mida siis on oodata siis lähiajal suhetes mõõkade kuninganna esindajatel. Nii, siin on, te soovite nagu sellist küllust, stabiilsust, turvalisust. Te väga hindate seoses koduga traditsioone. Kuid siin on praegu, see on olemas. See on nagu olemus ühesõnaga, see on väga hea kaart. Ma seostan ka siin seda tegelikult nagu suhted ja perekond. Et selles suhtes on teil nagu korras, aga te kipute liialt hinnanguid andma.
ja mul on selline tunne, et te teete praegu mingit inventuuri oma suhetes. Ja et te tunnete, et te peate valima, et kas minna nüüd mööda seda juba hästi tallatud rada või valida uus. Ja kuna siia keskele tuli narrikaart, mis on täielikult uue algus, siis ma kaldun arvama, et te teete seal mingid valikud. Ja teil on tegelikult uued uksed on teil lahti. Ja see võib viia millegi väga palju suuremani kui see, mida te olete ka praegu kogenud. See ei ole ka üldse mingi väike ega halb. Vaatame edasi nüüd, et võib-olla, et mida see üldine pilt hakkab mängima. Nii, vaatame siis nüüd järgmisena töö. Aga uute alguste juures olete te küll päris kindlasti ühesõnaga ja te olete ise ka hakanud vaatama, et võib-olla nagu läheks kuskile mujale raja peale. Nii, vaatame siis töö, jah, nii. Nii, töösuhtes olete täiesti ilmselgelt üle töötanud. Teil on väsimus, teil on samas hingepiinad, südamepiinad oma koduse elu pärast, et miks te pühendate sinna tööle nii palju asju, väga ühesõnaga mingite projektide lõppemine, aga läbi suurte selliste pingutuste, mis tegelikult ei olegi iga kord nagu seda kulda väärt. Ja kuna siia keskele tuli maailmakaart, siis see nullib nagu ära kõik selle, mis siin kõrval oli ja vahetate töökohta. Täiesti te jätate selle kõik maha, mis oli selle töö suhtes ja alustate mingit täiesti uut ja te saavutate täielikku rahulolu, sellepärast et see, mis ikka seal praegu oli, see oli väga keeruline ja üldse ma julgen arvata, et see kollektiiv ka nagu ei olnud eriti ja seal oli küll, tehti tööd ja väga ilusti tehti tööd ja väga hästi tehti tööd, aga see on selline, te ei tunne sellest nagu tööst rahuldust ja valikud, teie ees on valikud tegelikult ja kuna maailm on siin keskel, siis võite minna ka kuskile välismaale tööle, aga tundub, et selle tööga, mis teil praegu on, et sellega te nagu, kui te kahtlete selles ja kui te soovite näiteks, et kas minna sealt ära ja kas lõpetada sest see on teile rusuv, siis jah, minge sealt ära. Valige uus suund ja siis ongi nii. Nii, ja vaatame nüüd raha, et siis kuna need kaks asja, raha ja töö on tegelikult omal vahel seotud, et siis mida ta näitab seal. Nii, ka täiesti uued algused. Teil on nii palju. Teate, teie elus on praegu väga pöördeline, kas see on hakanud nagu toimuma, see on hakanud juba toimuma või see toimub. Kõik raha, töö suhtes, teil tulevad täiesti uued pakkumised, täiesti uus. Teate, kuulge, mõõkade kuninganna esindaja, täiesti suhted, raha, töö, absoluutselt täiesti totaalne muutumine. Siin on, teil avanevad täiesti ka raha alal täiesti uued võimalused ja te hakkate tegema seda, mida teile teha meeldib tegelikult ja see toob teile siis ka vahendid, et te saate võib-olla natukene paremini hakata nagu elama ja te ise ka tegelikult väga kahtlete ja kõhklete ja üldse selle rahaga ei ole teil niimoodi kõige parem suhe nagu praegu antud hetkel. Ja liikuge edasi ja tõesti minge edasi ja täielik ümbersünd.
see selline ohver-süüdistaja roll, kuna need tulid kõik siia üksteise alla, narr, maailm ja ümbersünd kõikides valdkondades, siis lõpeb see ohver-süüdistaja roll ja teate, on aeg üles ärgata igas nendes 3 valdkonnas ja end minevikust vabastada. Vabastage see minevik, midagi teid kuskil seal ikkagi trõhub, aga te teete need otsused ja te alustate täiesti uut elu. Täiesti uut elu ja te jätate maha selle tööväsimuse, teil avanevad uued võimalused rahale ja te muudate absoluutselt kõike ja samas ka muudetakse saatuse poolt. Nii, selline oli siis Mõõkade kuninganna masti esindajad. Laikige minu videosi, kirjutage väga julgelt kommentaare ja kui te soovite privaatset lahendusi oma probleemidele või muredele, siis minu meiliaadress on siin selle all. Ja ilusat naistepäeva teile ja kõike head ja ilusat. Väga, väga ilus asi ootab teid ees. Natukene on probleeme ja on väsimust, ületöötamist, aga kõik lõpeb väga hästi.